Täna räägime sellest, kuidas teha kindlaks, milline on kõige parem joogivesi. Mul on soov hakata toitu valmistama, aga ma vajan teie abi. Tehke palun selgeks, missuguses tünnis on joogiks kõlbulik kraanivesi. Selleks on võistlejatel kasutada käsimüügist leitavad akvaariumitestid. Võistlejate ees on 3 tünni 3 veeprooviga. Nii nagu võistlejatel on ka minul siin 3 erinevat veeproovi, mis simuleerivad olukorda, kui sa oled võtnud oma vee näiteks kraanist või mõnest suvalisest kraavist. Õige vee tuvastamiseks on võistlejatel kasutada loomapoodidest leitavad akvaariumitestid. Need akvaariumitestid on kasutusel sellepärast, et mõni kala nõuab väga spetsiifilisi keskkonnatingimusi ning nende abil saad määrata, kas akvaariumis olev keskkond vastab sinu lemmikkalale sobivale keskkonnale. Üks testidest on pH-test. Vaatame siia sisse. Siin pH-testi sees on selline värviline paber, mis meenutab meile indikaatorit ning mis kõige olulisem, siin on taga ka juhend, kuidas seda testi teostada. Siin on näidatud, et tuleb võtta sobivat vett 5 milliliitrit ning tilgutada sinna sisse 3 tilka indikaatorit. Kusjuures nii nagu siin on 2 erinevat värviskaalat, on selles komplektis ka 2 erinevat indikaatorit. Üks neist lubab määrata pH-d vahemikus 4,5 kuni 9 ning teine vahemikus 6 kuni 8. Neutraalse keskkonna pH on 7. Kraanivesi võib 7-st mõnevõrra erineda, seega päris 7,0 me kraanivee puhul taga ajama ei pea. Seega tuleks siin nendest 2 testist valida pigem see laiema vahemikuga, et näeksime kindla peale ära, mis ei jää sellesse 7 lähipiirkonda. Otsime nüüd ka siit pudelitest välja selle, mis lubab meil mõõta laiemat pH vahemikku. See punase märgistusega tops on mõeldud selleks, et mõõta pH-d vahemikus 4,5 kuni 9 ning tuleb kasutada 3 tilka 5 milliliitri kohta. 5 milliliitri väljamõõtmiseks oli meil pakendis kaasa antud selline pisike süstal. Nii et mõõdame nüüd igast proovist välja 5 milliliitrit ning vaatame, mis selle pH tuleb. Nagu juba varasemalt oleme rääkinud, siis on väga oluline, et sa ei ajaks sassi, millisesse anumasse sa mis proovi paned. Nii et kindlasti tuleks need anumad kõigepealt ära nummerdada või muul moel markeerida. Ka süstalde kasutamisel on oluline, et selle süstla jätaksin selle veeprooviga kokku. Muidu tekib siin süstla sees jälle mitme erineva proovi segunemine ning meie tulemused ei pruugi olla täpsed. Nagu näeme, siis esimene test värvus meil roheliseks. Ning kui vaatame seda skaalat siin, vaatame just seda ülemist skaalat, siis rohelisel vastab meil siin 7 või 7,5. Nii et tegemist on võrdlemisi neutraalse lahusega. Teine lahus värvus meil aga täiesti lillaks. Siit ülemiselt skaalalt näeme, et lilla asub siin väga kõrge pH juures. Usun, et võime suhteliselt kindlalt öelda, et see lahus joodav ei ole. Ning kolmas lahus värvus meil kollakaks. Kollane pH vastab meil samuti suhteliselt neutraalsele lahusele. Tegemist on ilmselt kas pH 6,5 või 6. Nii et nii esimene kui kolmas lahus on endiselt mängus. Mõlemad võivad olla kraaniveed. Vaatame, mis on aga teine akvaariumitest, mis meil kasutada on. Teine akvaariumitest tuvastab lämmastiku ioone. Täpsemalt on siin öeldud NO3, kus võib olla vees lämmastiku ioone. Lämmastikuühendid on väga levinud erinevates väetistes. Nii et kui peaksid võtma matkal olles vett mõnest kraavist, mis asub lähedal mõnele põllule, kus kasutatakse väetisi, siis on oht, et sinu joogivesi võib olla samuti paljude lämmastikuühenditega. Jällegi näeme, et pakendis on olemas selline värvikaart ning värvikaardi teisel küljel on juhend. See on nüüd märksa keerulisem juhend kui pH mõõtmisel ja näeme, et mõni samm võtab siit ka üksjagu aega. Esimene samm võta 2 korda 5 milliliitrit ehk kokku 10 milliliitrit proovi ehk kokku 10 milliliitrit seda vett, mida tahame testida. Seejärel lisa 7 tilka testlahust number 1. See on see pudel, siin on ilusti ka number 1 peal kirjas. Seejärel tuleb raputada anumat ning lisada 1 pisike spaatli täis testpulbrit anumast number 2. Spaatel on meil selline pisike kollane ning see pulber on sellises väikeses anumas. Seejärel tuleb proovi loksutada ning oodata 1 minut ning seejärel lisada testvedeliku number 3
see siin. Samuti 7 tilka. Veel loksutada ning lasta proovil seista 5 minutit ning 5 minuti möödudes saame võrrelda seda selle värvilise poolega ning öelda, kui palju lämmastikuühendeid selles proovis sisaldub. Selle põhjal saame siis määrata, kas tegemist on meile ohutu või vähem ohutu vedelikuga. Mida vähem on lämmastikuühendeid, seda ohutum see meile on. Kui neid on väga palju, siis seda vett juua ei maksa. Olen välja mõõtnud 10 milliliitrit igast veeproovist. Nüüd lisan kontrolllahust number 1, 7 tilka. Segan nüüd kõik anumad veel läbi. Võtan anuma number 2, avan selle ettevaatlikult ning võtan selle pisikese spaatliga igasse veeproovi ühe spaatlitäie. Selleks, et pulber lahustuks, tuleb nüüd minut aega järjest kõiki proove segada. Järgmise sammuna võtame kontrolllahuse number 3 ning lisame ka seda 7 tilka. Näeme, et koheselt värvus esimene lahus pisut kollakaks, teine selliseks neoonseks roheliseks ning kolmas täiesti punaseks. Selleks, et lugema oleks aga tõesti usaldusväärne, peame ootama selle testiga veel 5 minutit. 5 minutes later. Ning võrdleme nüüd selle värviskaalaga tulemusi. Lahus number 1 on selline kollakas oranž ning selle värvi põhjal saame väita, et selles joogivees sisaldub 2–5 milligrammi lämmastikuühendeid liitri kohta, mis sellel skaalal on just selles alumises otsas, nii et see vesi võiks olla joomiseks võrdlemisi ohutu. Lahus number 2 on täitsa hele kollane, võib-olla isegi rohekas ning sellel skaalal näeme, et see värv indikeerib meile, et selles lahuses ei ole absoluutselt lämmastikuühendeid. Lahus number 3 on aga tumepunane ning see punane liigutab meid mööda skaalat võrdlemisi kaugele. Selle värvi põhjal võiks isegi öelda, et selles lahuses sisaldub rohkem kui 100 milligrammi lämmastikuühendeid iga liitri kohta. Nii suure lämmastiku kontsentratsiooniga vett kindlasti juua ei maksa. Vaatame nüüd mõlema proovi tulemusi koos. Lahus number 3 sisaldas väga palju lämmastikuühendeid, kuid selle pH oli võrdlemisi neutraalne. Lämmastikuühendite rohkuse tõttu siiski seda vett ma endale supi keetmiseks ei valiks. Lahus number 2 sisaldas äärmiselt vähe lämmastikuelemente, kuid selle pH oli oluliselt kõrgem, kui oleks soovituslik joogivee pH. Seega ka lahus number 2 ei tasu kasutada ei joomiseks ega toidu valmistamiseks. Lahus number 1 sisaldas vähesel määral lämmastikuühendeid ning selle pH oli ligikaudu neutraalne. Seega lahus number 1 on see, millest võid matkal olles ka kindla peale suppi keeta.